Kuku taksojutud. Kuku taksojutud Haapsalu linnas. Me oleme siin kusagil Paralippa parkmetsa kandis, ega täpselt ei tea. On peale võtnud esimese kunde ja mul on tunne, et ma olen seda kundet varem näinud. Televiisorist ma eeldan. Katta Jints, kui ma ei eksi. Jah, nii ta on. Kus me sõidame? Õnne 13? Õnne 13 sõidame Juustutallu, jah, Uue Varikule. Kas Uue Variku, kus ta täpselt siis tegelikult asub? See vist on Esko talu, eks ju? See on Esko talu, jah, Saku lähedal. No nii, aga sinna natuke pikk maa minna. Isegi Uue Varikule on pikk maas. Morna teadu poolest on ju Tartu lähedal. Jah, et vist on Elva prototüüp. No igal juhul, ma usun, et hääle järgi saadi aru, et tegemist on vist näitleja Mihkel Tikerpaluga. Tere, Mihkel! Tere! Mis asjus Haapsalus? Haapsalus on, ütleme, töiselt puhkamas. Et kui näitleja Mihkel Tikerpalu tegelikult praegu puhkab teatris ja teles, suvi on siuke vaiksem aeg, kui just ise suveteatri laval ei ole. Näitlejana valmistun jälle augustiks, kui teatris ja teles hooajad lahti lähevad, aga teistpidi olen võtnud teistsuguse ameti suveks, ka teatriga seotud, et teatriprodutsent peab praegu tööd tegema, et siis üks suveteatri lavastus Viinistul välja tuua ja on selline töine puhkus ja mulle lihtsalt meeldib aeg-ajalt niimoodi pealinna kärast eemale tulla kuhugi väiksemasse linna või asulasse, et seal siis ühtviisi puhata ja siis teistviisi natukene tööd ka teha. Ujumas käisid? Jaa, käisin, väga mõnus oli. Oot, teatriprodutsent, see on siis nagu moodne variant Karabas-Barabasist? No, jah, võib nii ka öelda. Ja mis teatri nimi on? Misantsen on teatriühenduse nimi. Tuleb kahest sõnast. Üks neist on misantseen teatritermin ja teine siis Zen ja oleme need kokku pannud ja selline teatriühendus sai aasta tagasi loodud. Nii, mis asi seal Viinistul siis välja tuleb? Seal on Mohni saar, üle lahepaiste, seal on kunstimuuseum, seal on väga ilus katlamaja, kus on mängitud vist külmetava kunstniku portreed, ma mäletan. Just, seal samas katlamajas meie ka mängime, et meil on selline kaheosaline lavastus. Teatriõhtu Viinistul, üle vee ja laineid lausudes, üks õhtu 2 lavastust, nii et ühe teatripileti eest saab 2 etendust vaadata. Kas see on see sama tükk, mida te teete ühte osa sellest vähemasti sellise varjuteatrina? Just. Üle vee esimene osa ongi Eesti esimene täisvarjuteatri lavastus, et enne pole nii täielikult varjuteatrit Eesti teatris veel tehtud. On küll osaliselt, aga jah, see on täiesti nii, et kogu 50 minutit on varjuvangal ja näitlejad oma lavaliste võimete ja kehaliste võimete ja siis 3 graffoprojektori ja taskulampide koostöös seda teevad. Nii, ja lavastus kõneleb meile, las ma arvan, mitte maismaast ikkagi. Ikkagi merest, jah. Mõlemad lavastused on mereteemalised, sisult on nad mõlemad natukene erinevad, aga teema on jah üks. Üle vee räägib Venna jõe üle mere igatsusest, vend läheb meremeheks ja õde jääb teda siis kodurannikule igatsema ja siis kuuleme nende kirjavahetust ja varjukangal näeb siis stseene, mis illustreerivad ja täiendavad seda kirjavahetust. Viinist on kaunis maaliline paik, aga sinna jõudmine muidugi teatritükiks on ikka tükk ettevõtmist, eriti kui näiteks autot ei oma. Jah. Et kuidas te olete mõelnud selle peale, olete etenduse ajad setting kuidagi niimoodi? Küll jah, ühistransport sinna viib ja peab kiitma neid üsna hästi, saab hommikul juba minna või siis saab ka päris vahetult enne sinna bussid ei sõida, ühistranspordi Harjumaa liinide bussid näiteks. Aga jah, meie oleme selle peale mõelnud. Me oleme pannud käima teatribussi kohe eraldi sellise liini, mis enne igat etendust kell 17.30 Tallinnast Balti jaamast stardib, sõidab Viinistule niimoodi, et pool tundi enne etendust jõuavad inimesed ilusti kohale ja tagasi saab ka, ehk siis pärast etendust kohe sõidab see sama buss Balti jaama tagasi. Ja kuhu te mängite kuni sügiseni siis välja või kuniks siis näitleja Mihkel Tikerpalu peab minema tööle? Just selle ajani, et 7.–17. augustini ja jah, näitleja Mihkel Tikerpalu alustab teatritööd jälle 23. augustist, nii et parasjagu jääb aega veel ühe asja otsad kokku tõmmata ja teisega alustada. Aga kui me räägime nüüd näitlejast Mihkel Tikerpalust, siis kuidas sellega on? Kas siin kas või Haapsaluski Paralippa rannas tuldi ligi öelda, et Ints, mis sa jamad, jätta see loll naine maha ja mine tallu tagasi? Et situatsioon on ette tulnud, teiste õnnetegelastega on küll. Ja eks ikka on tulnud. Täna, eks ma sain aru, et vaadati minu poole küll niimoodi, võib-olla taheti isegi midagi öelda, aga jäeti ütlemata. Aga samas ma vastan meeleldi, et kui keegi tuleb minuga rääkima, kuidas Juustutalus läheb, siis vastuse saab alati. Päris Alma ja Laine elus ikkagi elama ei saa, need on ikka sellised rahvategelased, kelle puhul tõesti ei tee vahet, on ta nüüd luulekomissar või Helgi Sallu või kes neist täpselt? Jah, mul on nüüd 7. aasta, et mul on veel seal 20 aastat minna, et siis on see aeg, kui enam vahet ei tehta. Aga kui sa nüüd õnne saladuskatet kergitad, ma ei tea, kas sa oled nüüd uusi osasid näinud, Andra Teede vist on juba uued hooaja osad juba valmis kirjutanud, et on siis oodata ka sündmuste pööret, dramaatilist arengut? Kas nüüd sündmuste pööret, aga uudised on kindlasti. Juustutalu ju saab ühe liikme võrra, tõenäoliselt saab ühe liikme võrra rikkamaks.
Juusto Talu pere siis. Sest näitlejanna Marika Mesipuu-Veebel, kes mängib Intsu elukaaslast Anu ja kes oli ka ju lapseootel. See ei olnud mitte padi seal särgi all, vaid näitlejanna tõepoolest ootas last ja nüüd on juba see laps sündinud ja loodetavasti siis uus Juusto Talu peremees, järeltulija. Aitäh, Mikkel, me vist oleme kohal, kus on mingi kohvik. Just. Kogud mõtteid? Jah, kes ei kannata viimistuniigi oodata, et siis võib tulla täna juba Müüri ääre kohvikusse, kus mulle väga meeldib käia, sest jagan autogramme. Jagan autogramme, kui vaja. Teen natuke tööd, söön, tulge